Küsimuse käsitlemise järgmine küsimus palun kolleeg Jevgeni Ossinovskilt peaminister Andrus Ansipile. Palun. Aitäh, proua juhataja. Lugupeetud peaminister, teatavasti ütleb Riigikogu kodu- ja töökorra seadus, et valitsus on kohustatud saama Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonilt mandaadi enamiku Euroopa Liidu õigusaktide kohta. Nimelt siis, kui eeldokumendi vastuvõtmine nõuab Eesti seaduste muutmist või omab olulist majanduslikku või sotsiaalset mõju. Lisaks hea tava järgi on meil siiani kaasatud parlament tihti ka vähem oluliste eeldokumentide ehk roheliste raamatute aruteludesse samuti. Kui aga vaadata akta menetlust, siis on ilmselgelt väga oluline dokument ja on ka avalikkuses elavat diskussiooni tekitanud, siis ei ole Eesti parlament asja sisuliselt üldse arutanud. Millega on põhjendatud asjaolu, et valitsus ei pöördunud akta kohta arvamuse saamiseks ELAK-isse, enne kui see meie diplomaatide poolt heaks kiideti? Kas te olete teadlikult asja salaja menetlenud või peate te seda dokumenti niivõrd ebaoluliseks, et seda saab ilma sisulise ühiskondliku debatita vastu võtta? Aitäh! Aitäh! Ei, ma nüüd võltsimisvastast kaubanduslepingut ebaoluliseks küll ei pea. Kuid te juba nimetasite selle peapõhjuse ära, et võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumine ei too kaasa ei Euroopa Liidu õiguse ega ka Eesti õiguse muutmise vajadust. Ja vastavalt sellele ei ole ka vajadust seda teemat menetleda ELAK-is. Küll aga ma tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et menetlus on olnud avalik, menetluses on osalenud alates 2007. aastast nii Kultuuriministeerium kui ka Majandus-kommunikatsiooniministeerium kui ka Patendiamet kui ka Justiitsministeerium. Nii et võltsimisvastases kaubanduslepingus ei saa olla kellelegi, kes on tahtnud asjast vastu huvi tunda, mitte mingisugust uudislikku sisu. Võltsimisvastane kaubandusleping on mõeldud kaitsmaks ausate inimeste huve. See leping ei too kaasa vajadust muuta Eesti seadusi, kuid ta annab muuhulgas ka Eesti ettevõtjatele, laiemalt Euroopa Liidu ettevõtjatele parema konkurentsipositsiooni nendes riikides, kus intellektuaalomandit ei kaitsta sel määral nagu Euroopa Liidus ja Eestis, kuid kui nad ühinevad siis selle võltsimisvastase kaubanduslepinguga, siis nad hakkavad tegutsema samadel alustel, nagu meie tegutseme, ja seetõttu meie ettevõtted nendel turgudel muutuvad konkurentsivõimelisemaks. Aitäh! Palun kolleeg Jevgeni Ossinovski, esimene täpsustav küsimus. Aitäh! See, kas see akta vastuvõtmine nõuab Eesti seaduste muutmist või mitte, see on veel, ma saan aru, natukene vaieldav küsimus, aga eks ei mina ega teie ei ole siin kõige pädevamad ütlema, aga te ise ütlesite, et tegemist on olulise lepinguga, mis toob kaasa häid selliseid aspekte ka Eestis tegutsevatele autoriõiguse inimestele. Teatavasti selles samas Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses paragrahv 152 teine punkt ütleb, et ka siis tuleb ELAK-ilt küsida arvamust, kui asjal on sotsiaalne ja majanduslik mõju, mida te ütlete, et sellel eelnõul ju on. Aga minu teine küsimus on selle kohta, et kas te saate öelda, kes andis meie diplomaadile, poliitikutest või ametnikutest siis Euroopa Liidu esinduses loa siis akta heaks kiita? Aitäh! Ma ei oska praegu konkreetset nime öelda, aga kui oleks vaja vastutajat, siis ma võiks vastutajaks kas ise hakata. Sest minu meelest on tegemist ülimalt õige asjaga. Ma ei saa aru sellest hüsteeriast, mis on just iseenesest Eestis lahti läinud. Kui me vaatame neid riike, kes juba oktoobrikuus möödunud aastal allkirjastasid selle võltsimisvastase kaubanduslepingu, no siis me näeme, et need riigid on USA, Austraalia, Kanada, Jaapan, Maroko, Uus-Meremaa, Singapur ja Lõuna-Korea. Praeguseks lisaks sellele, et Euroopa Komisjon on allkirjastanud selle lepingu, 22 liikmesriiki allkirjastanud selle lepingu. No mõelgem hetkeks, et ka rootslased on allkirjastanud selle lepingu. Kas te kujutate ette,
et Rootsi peaminister või Ameerika Ühendriikide president lähtusid lepingut allkirjastades soovist keerata ühel päeval internet kinni, nii nagu meil meediast, eriti Õhtulehest praegu võib välja lugeda. Rootsis austatakse sõnavabadust veelgi rohkem, kui seda austatakse Eestis. Absoluutselt välistatud, et Rootsi valitsus teeks midagi, mis ahistaks inimeste ligipääsu informatsioonile, ahistaks kuidagimoodi sõnavabadust. Ma ei saa sellest hüsteeriast aru, mis Eestis on üles keeratud. See meenutab mulle seagrippi. Pikka aega seisime vastu vaktsiini hirmkallile ostule, aga lõpuks ei suutnud enam vastu seista. 20 miljonit krooni läks kanalisatsiooni. Nagu kits oleks savaga löönud. Ei suutnud hüsteeriale vastu seista. Mulle tundub, et praegu hakkab samamoodi olema. Mõned arvavad, et kui varastamine on hirmus lihtsaks tehtud, siis justkui soosib varastamist, tulebki varastada. Et see justkui teeb siis varastamise täiesti legaalseks tegevuseks. Mina nii ei arva. Palun, kolleeg Jevgeni Ossinovski, teine täpsustav küsimus. Aitäh, peaminister, värvika vastuse eest, aga kas te kujutate ette, ma ei küsinud teilt üldse mitte seda, kas ACTA on teie arvates hea asi või halb asi. Ma küsisin teilt Riigikogu kodu- ja töökorra paragrahvi 152 lõike 2 täitmise kohta, ehk siis miks selle asja menetlemisel on parlament kõrvale jäetud, vaatamata sellele, et te arvate, et tegemist on suurepärase asjaga ja võite vastutada selle eest isiklikult. Teatavasti meil on riigis natukene teistsugune riigikord. Ja siis küsimus tegelikult on mul viimane väga lihtne, et millal ACTA Riigikokku ratifitseerimisele tuleb? Aitäh. Riigikokku saab ta tulla ratifitseerimisele pärast seda, kui Eesti on sinna allkirja andnud, aga veel kord teile meelde tuletuseks põhjus, miks Riigikogu pole seda teemat menetlenud, aga sellepärast, et antud lepinguga liitumine ei too kaasa muutusi Eesti seadusandluses. Kõik. Selle põhjuse te lugesite ise oma küsimuse sissejuhatuses ette, et te teate seda põhjust. Praeguseks on ACTA-ga liitunud Euroopa Komisjon on alla kirjutanud, asi läheb menetlemisse Euroopa Parlamenti ja Euroopa Liidu tasemel siis võltsimisvastase kaubanduslepinguga liitumine tähendab seda, et Eestile muutuvad kohustuslikud need võltsimisvastase kaubanduslepingu sätted, mis puudutavad Euroopa Liidu ühispädevustes olevaid valdkondi. Nendes valdkondades, kus meil on liikmesriikide pädevus, mida pole ühispädevusse Euroopa Liitu antud, nendes valdkondades saavad need lepingusätted rakenduda siis, kui iga liikmesriik eraldi on selle lepinguga liitunud. Praeguseks pole liitunud lepinguga ainult 5 Euroopa Liidu liikmesriiki. Need riigid on Eesti, Slovakkia, kus seisavad ees valimised ja kus üleüldse praegu ei liituta eriti millegagi. Küpros, mitteliitumise põhjusi ma ei tea. Saksamaa ja Holland minu teada on saanud juba valitsuselt Saksamaa puhul kindlasti volitused allkirjastamiseks, nende välisministeerium, ja Hollandi puhul on mingisugused täpsustused parlamentaarsel tasemel, ehk siis neid täpsustusi peetakse tehniliseks, ehk siis ma võin öelda, et näiteks Saksamaal pole see teema meediakünnist ületanud. Aitäh. Ja nüüd 3 koha pealt registreeritud küsimus, palun, kolleeg Heimar Lenk.